Tervist, kallid kuulajad! Minu nimi on Joosep Joost ja tänases raadiosaates räägime inimesest, kelle elutöö ja olemasolu on jätnud väga sügava jälje Eesti rahvuskultuuri. Ilma temata oleks võinud ununeda väga rikkalik pärand, mis on jätnud meile oma näo, hinge ja juured. Sellisest suurkujust rääkides ei saa üle ega ümber, kui tuua teemaks rahvaviisid, Läänemere Soome rahvaste kultuuri talletamine ja ulatuslik mõju Eesti muusikamaastikul. Loomulikult on tegu väljatormisega, kes rahvusvaheliselt on üks tuntumaid Eesti heliloojaid ning kelle kaasahaaravad ja maagilise helikeelega teosed laulavad paljud koorid üle kogu maailma. Tema mahukas helilooming, millest lõviosa moodustavad mitmesugused kooriteosed, rajaneb Eesti regilaulul ja teiste soome-ugri rahvaste folklooril. Algavas saates räägime põhjalikult, kes on väljatormis, kuidas ta oma tegevuse käigus leidis üles selle ürgse loitsu, mis oli unustuse hõlma jäänud, kuidas vedas ta tervet regilaulu elustamise liikumist ja kuidas tema teosed on värvinud koorilauljate repertuaari ning kvaliteeti. Saate keskel kuulati intervjuud tuntud pärimusmuusika eestvedaja ja pedagoogi Celia Roosega. Arutleme vestluse käigus, kuidas suutis üks mees nii palju ning kuidas on mõjutanud tormis Eesti muusikamaastikku. Saate esimeses pooles tutvute põgusalt väljatormise loominguga. Kõik teile kuuldavad laulud on väljatormise elus mänginud väga tähtsat rolli. Esimese teosena kuulete 1959. aastal valminud orkestriteost Avamäng number 2. Seda peetakse Eesti muusika üheks stiili uuenduse tähiseks. Sealt võib leida nii meie suurima sümfonisti Eduard Tubina 5. sümfoonia traagikat, kuid samas ka neoklassitsistlikke jooni. Oma tähtsuse on see teos saavutanud seoses 1961. aastal toimunud nüüdismuusika festivaliga Varssavi sügis, kus oli esimene Eesti helilooja teos, mida seal ette kanti. Teise teosena kuulete 1964. aastal valminud naiskoori teost Sügismaastikud, mida peeti Eestis esialgu kooridele esitamiseks liiga raskeks. Dirigent Arvo Ratassepa eestvõtmisel toimus esiettekanne siiski samal aastal. Seda hetke on peetud murranguks Eesti koori muusikas.
Kolmanda teosena kuulete esiettekandele tulnud Hamleti laule, mis oli Eesti riiklikule meeskoorile suur katsumus, kuid koori üllatunud publikumenu innustas kollektiivi edaspidi rohkem arvestama Veljatormise kui koorimuusika heliloojana. Järgneval kümnenditel oli Veljatormis meeskoori repertuaaris üks kõige sagedamini esitatud heliloojaid. Neljanda teosena kuulete fraasidena Tormise 20-aastast tööd. Tegemist on 6-osalise sarjaga, mis on kirjutatud segakoorile ning mille nimeks on Unustatud rahvad. See tõesti on Tormise kooriloomingu tippteos. 6 Läänemere äärse soome-ugri hõimu muusikaline koondportree. Koos lõppenud aastatuhandega jäävad need rahvad kestma vaid mälestustes ja lauludes. Sarja loomiseks andis tõuke 1969. aastal kaasa tehtud matk liivlaste juurde. See aga omakorda ajendas uusi uurimisretki ja järgneva 5 osa sünni. Tõnu Kaljuste on oma kooriga Unustatud rahvaid esitanud väga paljudes maades ja erinevates keeltes. Miesz
Ja viimase teosena kuulete Tormise kõige tuntumat teost. Selleks on tõesti rauaneedmine, mis on kirjutatud 1972. aastal tenorile, baritonile, segakoorile ja šamaani trummile. Oluline inspiratsioon teose kirjutamiseks tuli Tormise jaoks Moskvas 1970. aastal toimunud muusikakongressilt, kus ta nägi laval esinemas ehtsat šamaani nõiatrummiga. Sarnast pilti ja mängulaadi tahtis Tormis hiljem kasutada ka rauaneedmises. Räägime nüüd saate järgmises teemas, milline oli koolimaastik enne Tormise tulekut, kuidas Tormis oma teosed teistele õpetas ning kuidas tema teosed kooridele ja publikule mõjusid. Kui rääkida Tormisele eelnevast koorimuusikamaastikust, siis võime öelda, et aastatel 1960 kuni 1970 olid Eestis väga tugevad koorid, eeskätt just meeskoorid, RAM ja Teaduste Akadeemia meeskoor, Tehnikaülikooli meeskoor, õpetajate meeskoor, Türnpuu meeskoor ja Tartu Ülikooli meeskoor olid pea 90 pealised. Koorid laulsid 60ndatel põhiliselt Eesti klassikat. Mingisel määral olid ka vene autorite teosed, aga neid oli pigem vähe. Tollel ajal oli meeskooride lõpulauludeks tavaliselt Sõdurite koor, ooperist Faust ja Tannhauseni palverändurite koor. Tekkinud oli mingisugune meeskooride klassika. Kooride kavad olid kuni Arvo Ratassepa innovaatilise mõtlemiseni juhuslikud ja kirjud. 1960. aastatel hakkas ta muutma suunda ja ning alguse saigi koostöö Velja Tormisega. Ene Üleoja arvates muutis Tormis fundamentaalset mõtteviisi ja helikeelt ning see oli täielik läbimurre ja kohati ka protest. Eesti publikule meeldis tollel ajal ikkagi isamaalise hõnguga teosed. Kahjuks oli tollel ajal puudu uuenduslikust repertuaarist. Seetõttu jäigi silma Tormis, kes kirjutas igaks tähtpäevaks mingi teose, tuues oma uuendusliku helikeele.
Kui küsida, kuidas lauljad kohanesid väljatormise muusikaga, siis võib öelda, et raskelt. See on ka enesestmõistetav, kuna 60ndate keskpaigani oli põhirepertuaar rahvusromantika, mille helikeel oli tormisega võrreldes lihtne. Olav Oja räägib, et väga raske oli saada laulajaid haakuma selle tunnetusega. Peale Hamleti laulude ettekandmist hakati tormise teostesse suhtuma sõbralikumalt. Tooksin siinkohal välja Ene Üleoja meenutused, kui ta samal ajal oli laulja Tallinna Kammerkooris. Tema meenutustest tuleb välja see tohutu raskus, kui nad Haapsalus valmistasid ette 13. Eesti lüürilist rahvalaulu. Väljatormis oli proovides nõudnud radikaalset taset. Tema printsiibid tooni andmise ja fraasiga ei jõudnud lauljateni ega dirigentideni. Lauljad olid tollel ajal harjunud fraseerima romantiliselt, kuid tormis pööras selle pea peale, nõudes neilt korraga laulda lineaarset helilist joont, mis oli täis pinget. See tõi endaga kaasa palju lahkarvamusi, sest ühelt poolt olid lauljad väga lummatud ja armastasid tormist, teiselt poolt oli aga see stiil nii uuenduslik, et sellega läks aega harjumuseks. Paljud dirigendid ei ammustanud sellest pingest ega partituurist läbi. Õnneks pidas sellele vastu Tõnu Kaljuste, kes hakkas tormist rohkem käsitlema. Järgnevas saate lõigus kuulete intervjuud Celia Roosega. Palun nautige. Tervist, kallid kuulajad! Tänases intervjuus vestleme Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika kaasprofessori Celia Roosega. Tervist, lugupeetud Celia Roose, ning tänan, et tulite saatesse. Intervjuu teemaks on meil täna väljatormis ja sellepärast küsin ma teilt alustuseks kohe. Kuidas olete te seotud väljatormisega? No mina olen seotud väljatormisega kõige rohkem läbi selle, et ma olen teinud 7 aasta jooksul kaasa kõik need Veljo Tormise, Tõnu Kaljuste ja Peeter Jalaka projektid. Kõigepealt olid Eesti ballaadid, siis olid Eesti naistelaulud, Eesti meestelaulud ja siis lõppes pidulikult siis ballaadide kontsertetendusega, mis on ka tegelikult võimalik järelvaadata ERR-i koduleheküljelt, et see on hästi ekstra kontsert. Juba selle poolest, et seal on tõesti läbilõige väga põnevatest lauljatest, kes seal osalevad ja see oli selline väga suur õppimise koht ka, et kui me neid proove tegime ja seal laulsime ja siis väljatormis oli ise ju kogu aeg juures ja andis nõu ja selline suur õppimine käis. Ja selle aja jooksul siis tegelikult väljatormis ka kuidagi suutis mind ära masseerida, ja tema oli ikkagi eestvõtja, et Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias avati pärimusmuusika õppekava ja Veljo oli just kõige suurem eesseisja, ta oli väga seda meelt, et Muusikaakadeemias peab selline asi olema. Viljandis küll oli juba olemas ja ma omast käest nagu näen ja tajun seda, et ikka hea, kui seal Tallinnas ka natuke inimesed on lähemal sellele asjale. Nagu on teada, siis väljatormis on ju põhiliselt tegelenud rahvaviiside ja nende seadmistega ja nende töötlemisega. Ja sellepärast ma tahakski küsida, et miks valis väljatormis just rahvaviisid teie meelest? Ta on ju esialgu ta õppis, eks ole, orelit ja siis ka koorijuhtimist, mis talle ei sobinud. Ja siis ta lõpuks ikkagi maandus sinna Moskvasse selle Vissarjon Šebalini juurde. Ja Šebalin ise on väga suur rahvamuusika uurija ja nagu kasutanud oma loomingus rahvamuusikat ja mina ise olen laulnud, kui ma otsa koolis õppisin koorijuhtimist, olen Šebalini rahvalaulu seadeid, isegi nii saa võib-olla päris öelda, aga loomingut, mis on nagu rahvamuusikast lähtunud. Ja mulle väga meeldis see Šebalini koorimuusika, lausin mingeid naiskooriteoseid, mulle tohutult meeldisid. Ja ma arvan, et just see oli üks suur põhjus, kuidas ta juhatas lihtsalt Veljo nende Eesti rahvaviiside juurde neid uurima ja nendest aru saama, nii nagu nad on, eks ole, sest et kui me Tormise loomingut vaatame, siis analüüsime võib-olla seda sellist lihtsamalt, mida ta tahab, et kõik koorid laulaksid, et see tegelikult kõik tuleneb selles tema loomingus, kõik need põhimõtted tulenevad lihtsalt ikkagi sellest rahvalaulust, midagi ei ole teha. Et ta on nii lähedane, ta on osanud leida need õiged võtmed, kuidas seda rahvamuusikat nii-öelda siis seada või kuigi tegelikult ta ju ise on öelnud, ega ta ei sea, see on tema looming lihtsalt, kus ta kasutab rahvalaulu õigemini, rahvalaul kasutab teda, eks ju, nagu ta väidab. Nii et sealt on kindlasti alguse saanud ja siis ta on teinud, ta on tõesti nii palju teinud ja ta on hästi seda teinud.
et ainult võtke ja tarvitage, eks ole, kuidas ta on nagu neid regilaule püüdnud siis nii lastele kui ka koorilauljatele ja kõikidele lähedale tuua, et võimas, ta on ikka võimsa missiooniga mees. Siht oli kindel ja tegelikult selle sihiga ta ju tegelikult võitiski suurema tähelepanu. Tegelikult siin on ka tuua hea järgmine küsimus siis, et miks Tormis oma teostega suuremat tähelepanu püüdis? No mina ei teagi, kohe see on nagu, mina arvan, tema sees oli ikka väga tugev missioonitunne, see meie oma regilaulu, oma rahvalaulu vastu. Ja kuna ta oli ka seda nii põhjalikult uurinud ja eks ju siis, kui ta enam heliloominguga ei tegelenud, siis ta tegeles ju regilaulu õpetamisega. Ta käis ju Tartus ja Viljandis ja Tallinnas ja ta õpetas inimestele, kuidas regilaule laulda. Ta kritiseeris neid, isegi mina olen tema kriitika alla sattunud ja meil teisedki regilaulu esitajad, millest me kõik õpime. Et ta tegelikult, see oli näha, et see oli tema väga tugev missioon, et ta püüdiski lihtsalt seda kunsti nagu mõnes mõttes, mida meie esivanemad on viljelenud, tagasi anda meile uuesti. Ja ma toon ka välja, et Tormis tegelikult ju omal ajal tõi täiesti drastilise ja uuendusmeelse nagu mõtlemise üldse muusikamaastikule ja seoses võib-olla isegi selle uue stiiliga, millega pidid ju meie lauljad ju kohanema, selles mõttes koorimuusika oli tollel ajal ju romantiline, lauldi ju väga palju sükest rahvuslikke laule, et tegelikult meil oli hästi tugevad meeskoorid sellel ajal olemas. Et Tormis kuidagi tuli nagu väga sükse värske hõnguga ja niimoodi nagu tõigi ütleme siis uue stiili ja rahvaviiside näol ja see nagu, ma arvan, et läks nagu rahvale korda, sest ju, kui me vaatame Hamleti laulud ja tegelikult see oli süke, ma võiks öelda, et tegelikult isegi Tormise süke avardumine, ütleme Eesti publikule rohkemat ja Eesti kooridele, et seal ta nagu võeti omaks, või need Hamleti laulud tegelikult olid ju ära lauldud. Ma arvan, et see tohutu partituuri õppimine, millega tegelikult tollel ajal need dirigent ja lauljad pidid hakkama saama, sest Tormis oma heliloomingus ju tegelikult kasutab väga palju sükest lineaarset pinget oma akordidest nagu klastrite kasutamist ja sükest huvitavat harmooniat, et ma arvan, et sellest läbinärimine kindlasti arendas tohutult meie kooride võimekust. Kindlasti, jah. Aga ütleme niimoodi, et Tormis on ikkagi olnud Eesti muusikamaasikul suur mees ja siit ka võib-olla ma kohe küsin ära, et kuidas Tormis oli siis rohkem kui ainult helilooja muusikamaastikul, et mida ta tõi rohkem? Mis on veel? Võib-olla mida võib talle siis nagu anda juurde? Ei ma ikkagi mõnes mõttes nagu kordan, aga ma arvan just nimelt oligi see, et ta ikkagi püüdis seda oma, ta ka ju arutas selle muusikalise emakeele teema üle. Näiteks tal on üks loengi nendes lauldud sõnaloengute sarjas, et mis see muusikaline emakeel on ja tõi näiteid, kuidas me tegelikult mingil ajal oleme võtnud üle need mingid saksa või mingid muud, eks ole, viisid oma rahvamuusikasse. Ja selle tõttu ta jutustas just sellest regilaulu nagu olulisusest meie rahvalaulu osas. Et võib-olla just ikkagi minu jaoks on ikkagi see, et see ükski teine helilooja vist ei ole nii suurelt suutnud seda oma rahvalaulu rida ajada. Aga jah, et see lihtsalt võib-olla see siuke nagu ühelt poolt küll väga kvaliteetne kõik, aga tal oli seda kvantiteeti ka kõvasti, on ju. Ta lihtsalt väga palju. Ja minust oli väga viljakas, ütleme niimoodi. Ja, ta käis ju õpetas ja mis mulle alati meeldis, et ta õpetas ka, kuidas rahvalaulu laulda kooridele. Ta ju ikkagi pahandas nendega ja et ta püüdis ikkagi ka seda esitusmaneeri, mis on minust hästi oluline, et lihtsalt, et mitte rahvalaulu ei lauldaks näiteks ka klassikalise koorilaulu häälega, et läbi esituse tegelikult tuleb ka väga palju nüansse juurde rahvalaulu jaoks, et see arusaamine rahvalaulust muutub selgemaks, kui me laulame õiges stiilis seda. Ja ma tean, et ta oli seal kooridega vaenujalal lausa vahepeal. Ja tegelikult ma seda kirjeldangi, sest enne üleajama Luukambri seda intervjuud, kus nad Tormisest rääkisid, et tegelikult ma olen selle välja toonud kõik, et kuidas ta tegelikult tollel ajal, kui nad seda 13 Eesti lüülilist rahvalaulu Haapsalus õppisid, et kuidas Tormis nagu kindla käega tegelikult sundis nagu seda tooni andmist ja sükest fraasiga laulmist, mida tegelikult tollel ajal ei ole üldse harjutud tegema. Et seda oli nagu väga kangekaelne, aga ma arvan, et see ka mõjus tegelikult väga. Kindlasti, see just oligi see ja ma omastki käest tean, et kui ma laulan rahvalaules, ma pööran selle ikkagi väga palju tähelepanu, sest see teeb ta teistsuguseks, muudab elusaks või kuidagi.
et kindlasti see, et mulle meeldis just see, et ta läks nagu täie rauaga terviklikult ja ta ei jätnud jonni, et ta ikkagi hoidis nii-öelda kätt pulsil kogu aeg nendel esitustel. Intervjuu viimase küsimusena tegelikult ma väga sooviksin küsida, et kui palju on Veljatormis mõjutanud Eesti muusikamaastikku ja Eesti muusikuid? Ma arvan, et kui sa mõtled nagu loomingu vallas, siis ma ei oska tõesti vastata. Ega ta ju seda loomingu poolt pole õpetanud. Aga ma arvan, et näiteks, et läbi nagu kui muusikamaastikku, siis see teed, kui paljud inimesed on saanud osa tema loomingust ja läbi selle, eks ju, rahvalaulust, et see on ikka tohutu võimas roll, eks ole jälle. Aga ma arvan, et siin korraks võib-olla tõmbame selle intervjuu otsad kokku, et suur aitäh imepäralise intervjuu eest. Saime väga palju rääkida Veljatormisest, saime teada nii mõndagi ja ma loodan, et raadiokuulajatele väga meeldib. Viimase teemana arutleme, miks Tormis on Eesti kultuurile olnud nii oluline võtmeisik. Tema loomingus suurem osa põhineb koorilauludel, millel on tugevad folkloori mõjutused. Tema folkloori ainelistes kooriteostes kõlavad ingerlaste ja setude, eestlaste ja lätlaste, liivlaste ja soomlaste, venelaste ja bulgaarlaste ja teiste rahvaste meloodiad. Olulisel kohal tema loomingus on keskkonnatundlik eluviis ja sugulusrahvaste olemasolu. Ta uskus, et vana laulutraditsioon saab edukalt jätkata inimeste keskel oma elu, kui teda ümbritseb tänapäevase kunstmuusika kest. Tema panus vana regilaulu elustamisel Eestis on hindamatu. Oma tegevusega tõi ta vana rahvalaulu Eestis massiteadvusse, süvendas rahva kokkukuuluvustunnet ja juuretunnetust. Ta suutis talletada ühe hinnalisema osa rahva mineviku pärandist. Selleks korraks hakkab meie saade lõppema. Kuuldud minutite jooksul kuulsite Veljatormise teoseid ja saite ülevaate tema tähtsusest Eesti muusikamaastikul ja folklooripärandi talletamisel. Võib julgesti väita, et Tormise tegevus on mõjutanud tugevat üleüldist mõtlemist, arusaama ja tunnetust. Tema mõjutusi näeme me nii muusikavallas kui ka Eesti rahva tunnetuses. Tegemist on suure isiksusega, kelle kindel siht ja eesmärk on vilja kandnud. Sümpatiseerin tema öeldud lausega, mis võtab tegelikult kokku selle saate osa. Mina ei kasuta rahva muusikat, vaid rahva muusika kasutab mind. Aitäh kuulamast, mina olen Joosep ja te kuulasite saadet Veljatormis Eesti muusikamaastikul.